Jõu rahvas, siin Full HD Jan ja täna mängime Spindirsit. Ja nüüd lähme sõidame lindi ja seletame siis, mis ma mõne videosid teen vahepeal. Et üks põhjus on see, et esiteks ma ootasin, kui mul saab täis 1000 view ja siis kui ma 1000 view täis sain, siis ma sain ühe video ülesse ja noh, see ei suht veid, nii et pask. Ja nüüd ma siis teen siis Spindirsi let's play'd, teeme nagu let's play sellest, kuidas ma selle nagu maailma läbi sõidan, noh selle kaardi läbi teen ja kaardiks on siis The Ghost ehk siis rannik ja raskustasemeks võtsin nii, vabandust, see on üldse, et kõik on palju näinud, no, et siis mänguks on Spindires, mis on siuke off-roadi mäng, kus peab sõitma veoautodega mööda maailma siin Venemaa, mida Venemaa kogu ideid, mis kohati ei meenutagi ideesid eriti, et suht siuke lahe, et ma mingi tahtsin 2 kuud või 3 kuud tagasi teha ka teile ühe video sellest mängust, aga siis see video läks pekki ja ma ei teinud seda lihtsalt, et ma ei näinud sellel erilist mõtet, nii et näete, kus ma saan selle autoga piirata, nüüd ma pean käima garaažis, et ma kohe ei mäleta. Aga kohe näeme. Et see mäng tuli otseselt välja see suvi, ma täpselt kuupäeva ei mäleta, aga selles mõttes, et noh, mis ta siis oli, mingi beta tuli tal juba välja eelmine aasta, et päris tükk aega on see mäng seisnud ja noh, arenenud siis nii-öelda, aga ma tahan kohe tagasi. Veidi lahe, nii. Nii, olen tagasi, käisin garaažis autoga, vahetasin ära selle kasti ja panin käru järgi, vahetasin ka muidugi rattad ära, et see on suht mudane ikkagi, siis on vaja need rattad ära vahetada. La 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 la. Et pärast ma näitan neile, kui ma puuhunnikuga tagasi lähen, siis ma näitan ühte kohta, kus on väga muda, siis mütata. noh, ei tulnud mitte muda, vaid liiva sees. siis perre ääres. mulle ei meeldi see, et neil varjupaagi on lihtsalt, see oli kohe rõve. aga noh, et vaadatav oleks, ma võtsin natuke sätteid maha ja siis ta laeb niivõrd palju.
kokkupanemisvideosid, aga selles ma nii kindel ei ole. Medium logs olemas. Niisugustele off-roadi imulistele mängijatele sobib see väga, nii et ja noh, nendele veel, kellele meeldivad autod, siis on see suht väga nagu lemmikmäng, ma arvan. ja kelle meeldivad eriti Vene veoautod, just nendele on see kõige täpsem mäng. mina leidsin selle mängu niimoodi, et võib-olla ma ei mäleta, kas see oli täpselt nii, et oli Video Gamersi Urmas mängis seda streamis ja siis ma mõtlesin, et päris hea mäng, et peaks ka kuskil seebi mängida. ma sain selle lihtsalt ja normaalne mäng. algus võtab see kõik harjumist ja noh, ütleme niisugune päris mõnus ajaviide. isegi ei oska öelda. no mina annaksin selle mängu hindeks umbes 10 pallisüsteemis 8, ütleme 8,5. noh, sihuke päris hea. Battlelogis maybe Originis keegi siis ma arvan, et peaks olema. mõtlesin, et kui mul pole käigu peal, aga õnneks ei olnud. siin on kokku 1, 2, 3, 4, 5, 7 autot või? kummiga siin lugesin kokku. et on see auto, siis on Wass ja Sielu on mu pealt lahti. ja et autosid lahti saada, siis pead kaarti avastama. ja kaardi peal on siuksed lookingu kohad, mille sa pead lahti lihtsalt sõitma. ja kui sa nüüd lahti sõidad, siis muutub sul kaardil avatuks üks ring. ja siis sa saad lihtsalt näha, mis teejullud sind enam-vähem ees ootavad. väga ei taha nagu ühte sama juttu rääkida, mida rääkis Urmas Video Gamersist.
la. kohe-kohe varsti keerame mere poole ja siis läheb lahti kõige põnevam osa sellest sõidust. Mul on see kaart suhteliselt peas, ma juba isegi ei vaata, kuhu ma sõidan, lihtsalt sõidan. Põhimõtteliselt see on nagu sandbox mängustiil. Ta on muidugi avatud maailm, aga maailm lihtsalt see on võts, et sa teatud kohtadest edasi ei saa. Näiteks enamasti on kas mängumaailm piiratud puude, läbimatu jõgede või siis järvede või merega. Siin võtame Difflocki ja siis selle all-wheel drive'i välja ja paneme kohe jõudu läbi, sest istutame kinni auto, ma arvan, kuhugi võib ikka kinni istutada. Kuidas? Ja põhimõtteliselt ma olen juba kinni. Aga siit aitab välja meid all-wheel drive ja Difflock. Kui me need sisse lükkame, siis me saame siit põhimõtteliselt laksta välja. Aga jah, selles mõttes, et niimoodi veits raskem sõita, kui sul on mõlemad väljas kogu aeg. Vaatame, mis ratast otsa lükkamist midagi ei aita. See ka ei aita, lükkame selle siis. Difflock paneb siis kõik rattad ühe kiirusega vedama. Et see töötab ka päriselt samamoodi. All-wheel drive on ikka all-wheel drive, nii et siin ei ole midagi teistmoodi. Ja läheb pilile. Läheb ja läheb. Ja pots. Oi kui ilus.